Kallid vaatajad, tere tulemast Varssavisse! Suured tänud Coolbetile, kes lennutas meid Eesti-Poola jalgpallimängule. Ja see jalgpallimäng pole ju tavaline. Kõik me teame, et võitja siit mängib Walesi või Soomega ja omakorda sealt võitja saab EM-ile, sellel suvel toimuvale EM-ile. Nii et tänane mäng pole mitte tavaline sõprusmäng. Tõesti on näha väga palju Poola fänne, karjutatakse Polska, Polska, küll käivad pasunad, aga mis esiteks silma jääb, et staadioni ümber on väga palju politseiautosid, tohutult palju, iga 30 meetri tagant on mingi politseiauto ja nad ei seisa niisama, vilkurid käivad ja politseinikud tegelikult patrullivad, et ühesõnaga, kellel purk õllet on käes või klaas õllet, kohe võetakse rajalt maha, öeldakse ei, see pane ära, selleks ja siia ei tule. Poolas tervitab meid vihm, sellegi poolest naudime täiega mängu. Mina usun Eestisse, paljud teid naeravad praegu minu üle, te vaatate seda videot siis, kui Eesti on võib-olla kotti saanud. Mina usun Eestisse, sall on kaasas, Eesti fännisektor ootab, nii et lähme staadionile ja naudime tõelist jalgpallijuhtut. Tunnen päris lahe tegelikult, ma viimati käisin Eesti koondise mängu vaatamas, ossa jumal, Eesti-Holland. See oli ikka aastaid A. Le Coq Arenal. Väga kõva mäng oli muidugi, viiki mängisime lõpus. Nii et võib-olla on see head õnne valem, et Sander on täna siin, Poolas vaatab üle pika Eesti mängu, äkki võtame siit võidu ära. Ja tegelikult tõesti, no me oleme ikka korralikult vähemuses. Eesti salli natuke on näha olnud, aga kuna me pileti ostsime ikkagi Eesti Jalgpalliliidu kodule, et siis me peaksime olema ühel tribüünil eestlastega, nii et ma arvan, et seal hakkab õige mõll pihta. Sest praegu, et täielikult poolakate seas, sul ei ole nagu mitte midagi võimalik rääkida. Ma ei hakka isegi karjun midagi, et Eesti, no tšau. Et nii ta läheb lihtsalt siin rahulikult, aga nautima peab, jalgpallikultuur on lahe, mulle alati meeldib. Noh, pasunad käivad igal pool ja tegelikult see staadion on ikka hiilgamalt suur, et me lähme siis praegu värav number 10 juurde. Arvasime alused siin ees, aga siin ees oli alles 4, et me teeme peaaegu tiiru peale sellele kõigele. Aga jällegi väga hästi korraldatud, mäng algab kuskil tunni 20 pärast, veidi varem kohale, aga nagu näha, läbi jooksus on väga hea läbi laskus, nii et saame ilusti platsile. Ja olemegi staadionil sees, no nüüd võib öelda, et külmavärinad on täiesti üle naha. Melu käib, teadvustaja karjub siin Poola nimesi. Karjutakse Polska siin selja taga samamoodi. Reporteri staadioni kõrval tööd tegemas rahulikult, aga tõesti kohe on näha, et oodatakse seda mängu. Kuigi mulle öeldi, et tuleb täismaja, siis praegu on mänguni 45 minutit. Ma ei tea, kuidagi veidi tühi tundub, aga noh, eks järjekord oli ka väljas pikk ja vihm võib-olla rikkus mõned asjad ära, aga ikkagi, kui see siia tules, see staadioni melu, tuled sellest väravast sisse, sa tunned, et inimesed on jalgpallimängu ootel ja tegelikult väga naljaks juhtum oli ka kaameraga, et lõpuks siis selgus, et operaator filmib amatöörkaameraga, aga nali naljaks, turvamees ütles, vaatas, this is professional camera, you can't come in. Kolm inimest käis läbi, eestlased nagu ikka, thank you, this is amatöörkamera, okei, minge läbi. Et peab jääma alandlikuks, uskume endasse ja seda igasuguse tehnikalise mängule, et tegelikult väga lahe, et me saame kaameraga filmida, et seda melu ikkagi teieni tuua. Siin all võtamegi mõned kaadrid, saame selle esimese elamuse sisse, siis juba liigume ülesse, kus võtame snäkid ja joogid ja meie sektor ongi siis kõige üleval, kus juba nägin Eesti lippe lehvimas, nii et hakkame juba vaikselt kaasa elama sellele mängule. Ja olemegi jõudnud üles enda sektori juurde, nagu veel aru pole ära saanud, siis muidugi me oleme Poola kodus, kui te kuulsite neid mängijate tutvustusi. Eesti algkoosseis loodi ette, eestlased plaksustasid ja hakkas Poola algkoosseis ja näitas, kui tuli number 9. Robert Lewandowski, siis isegi 3-aastased pädad karjusid kaasa, nii et tegelikult karukoopas me tõesti oleme. Aga nagu ütlesin, võtame siit mõned õlled ja siin on ka Poola kohalik saiake, mille maitseme ära. Saia nimi on Sapiekanski. Saia nimi on Sapiekanka, nii et lähme maitseme ära. Hello. 2 Sapiekanka and 4 beers, please. Okay. Thank you very much. No, saadaks aru igal pool. Mul ikka see international keel sobib. Mis kohalik ole on? Kusjuures see on vastuse võlgu praegu. Tuskija. 134. Kaard. Okay. Kohalik teenindaja naeris, kui ma selle õlle välja ütlesin, selle õlle nime, aga ma arvan, et õlu maitseb samamoodi, vahet ei ole, kuidas sa hääldad. Aga need kohalikud saiakesed näevad küll head välja. Siin juba kohalikud sõid, eestlased sõid. Ketchup on peal, juust on mõnusalt sulanud, krõbe. You have to choose what currency. Currency, yes. Thank you. Beautiful. Mõnusad saiakesed. Ketchup, nagu ütlesin, sai ääres krõbe, seened peal. Kokku läks 134 Poola slotti.
ja eurodes on see jagatud 4-ga. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Have a nice day. Sa võta ka põid. Sinu 2 õlut. Ma lähen söön. Selline mõnus saiaks see välja näeb, nii et võtame selle esimese ampsu ära, saame emotsiooni teada. Tegelikult väga mõnus ja lihtne amps. Mis mulle meenutab on see, et kui ma kunagi koolis koju tulin ja väga midagi külmkappi ise polnud ostnud lolli peaga, siis sul oli alati saia, juustu, vorsti, panid ahju 10 minutiks ketšup peale ja teed nagu minipitsa. Ehk siis võib öelda, et see on selline piklik minipitsa, kujult võib-olla natuke nagu hot dogi sai, aga tegelikult väga mõnus niimoodi jalkamängu kõrvale. Külm õluga ligi, nii et mis nii viga. Nautisin seda jalkamängu, nii et terviseks Ope. Naudime. Nii, nüüd oleme enda sektori juurde jõudnud, õlled käes, nii et õige jalgpallifänn võib alustada nautimist, mis enne veel mainimata tegelikult staadionil on väga kõva katus ka pea kohal, et väljas vihma sajab, väljak on sellegi poolest kuiv ja siin ma pean juba üle karjuma, sest muusika on kõva. 5 minuti pärast ongi koondised väljakule jooksmas, nii et valmistume hümniks ja naudime. Ootame poole hümniga ära viisakusest. Ülemine tribüün oli pandud siis valgeid kilekotte täis, alumine punaseid ja kui hümn algas, kõik tõstsid need kilekotid enda pea kohale ja ilmuski Poola lipp. Ja tegelikult staadionile tulid lausa inimesed lehvitama Poola lippe ja ma arvan, et siin on ükski inimene vaid üleval sõnad jooksid. Poola hümn oli tõesti võimas nagu karu koopasse tund. Sellega poolest hakkame mängu nautima, leiame enda kohad ja istume. Mäng kohe algab ja ma peaks ütlema, et vaade on ju suurepärane. Mõlemal poolajal, kus paneb. No ma ei saa isegi rääkida. Sa oled täiesti fännide keskel. Ma ei tea, ma loen silmaga kokku, võib-olla mingi 200 Eesti fänni on. Ülejäänud on poolaka, teino melu on kõva. Ma elan kaasa, ma elan spordile kaasa. Aga ma tahtsin seda öelda, et vaade on suurepärane. Mõlemad poolajad näeme väga hästi tegelikult seda üle väljaku mängu ei pea peaga edasi käima. Nii et Eesti Jalgpalliliit, kes need kohad välja sebis siin võõrsil fännidele, suurepärane. Saab nautida tervet mängu. Nii et kohe ongi lahti löök ja läheb mänguks. Et enne peab veel mainima, et kui koosseisu vaadatuna, siis Poola on ju kindel favoriit. Näiteks juba väravast siit on näha Česnit, Juventuse väravat, karjut enne Robert Lewandowski, Barcelona väravat, kaitses on Arsenali mehed, aga Eestist on toodud kõvad mehed välja. Selline legend, ma arvan kõige tuntum jalgpallnimi, Ragnar Klavan sai uuesti koondise kutse. Mees võttis Varnast ära enda putsad ja ütles, mängime selle mängu ära, nii et Ragnar Klavan on meil olemas, Hein on meil väravas, meil on noored poisid siin Jürgensi näol tahavad tänanast tõesta, nii et ma arvan, et läheb mänguks. Loodame, et 3. minutil juba me taha ei jää 1-0, aga sellega poolest naudime seda jalgpalliõhtut. Nii, mäng hakkas pihta ja kuidagi väga teine õhkkond on kohe siin. Selline meeleolu on läinud kohe, et minge lõõge värav, ma ei tea, 20 sekundit. Ja esimesed inimesed hakkavad karjuma Polska, nii et noh, elatakse kaasa. Ei, no teeme õlle, ma arvan, ma pean maha rahunema, sellepärast, et ma olen kuidagi siin ikkagi selles fännisektoris, kus nauditakse jalkat. Terviseks! Siin ikkagi suht täis maja on, eks mõned inimesed ei jõudnud kohale, helinevad, aga vasakul pool siis eestlased ikkagi karjuvad, võitle Eesti, võitle, nii et ma arvan, et poolel üritame ikkagi nende sektorisse saada, et ma ei tea, me oleme huvitaval kombel natuke nendest eemal, aga praegu on ja tunne ainult, et poolak teevad kaasa, aga tegelikult need vähesed Eesti fännid, kes on kohal, ka nemad karjuvad, nii et ei ole hullu midagi, läheb aga edasi. Öeldakse niimoodi, et Poola koondismängudel siis ei ole selliseid ultraid kohal, et nad on rohkem Poola klubidel, et lausa öeldakse, et nad lihtsalt on pettunud praegu Poola koondises ja neid väga ei lubad siia. Ui, vastu latti löödi praegu, aga kõik on hästi. Et tegelikult ei taheta ultraisi sellistele koondise mängudele, sest nad teevad ikkagi pahandust, nad kaklevad, märatsevad ja siia tegelikult öeldigi, et põhimõtteliselt ei ole neid oodata, nad on rohkem klubide juures nagu Varssavi Leega ja nii edasi. Et tegelikult siin on, ma ütleks, et pereinimesed ikkagi nautimas õiget jalgpalliõhtut. Ilus. Kaitse peab vastu pidama, muidu me ei jõua kuhugi täna. Vahest on kuldne reegel see tegelikult jalgpallis, kui sa ise ära ei löö, siis lüüakse sulle. Nii et loodame, et Eesti praegu jääb puhtana ja siis me saame ühe võimaluse. Ma usun, et tuleb jälle Poolal hea võimalus selle jutu saatel. Läheb! Kohalt karistuslöök Poolale, Eestile kollane kaart. See on ohtlik olukord, nüüd on ohtlik olukord. Siin käib pidupäev, nendel kõigil vist homme tööpäev vaba nüüd, aga Poola läheb juhtima 1-0, väga hea läbisööt, Heinast mööda ja kogu lugu. Pole midagi öelda, meistriklass, tundus küll, et saime ära klaarida olukorra, aga ikkagi. Aga nüüd käib pidu, nüüd käib Poolal pidu, minna.
alati saab tagasituleku teha ja nüüd rahvas karjub väravalööja nime. Frakovski! Ei no publik on võimas, pole midagi öelda, publik on võimas. Pärast väravat läks nagu kuidagi meeleolu tõesti veidi karmimaks isegi, siin karjutakse rohkem ja üks uus turvameeste rida tuleb lausa seda äärt valvama siin all. Ja nüüd sai Tšesni ka palli, lõpuks sai Poola väravat ka palli katsuda, ta polegi väga saanud katsuda. Mehel on külm, ma vaatan. Issand jumal. Ei no andke andeks, mina sõnusin ära vist. 27 minut, 2 kollast kaarti ja punane. Kogu lugu ju. See on valus, me oleme vähemuses. Andke andeks, aga see on läbi. Läheme ostame õlli lihtsalt juurde ja naudime Poolat. No. Mis siin enam? Kuidas sa punase said? Ja lahkub, Paskotsi lahkub. Teisel poolel lähme siis Eesti fännisektori juurde. Kui me seal istuda ei saa, oleme taga. Aga pigem ma ei ole nukker ise, kui Eesti kaotab. Ma tulin siia nautima. Melu on tegelikult kõva. Poola fännid paad väga hästi. Eesti fännid ka seal enda väikses sektoris elavad ilusti kaasa. Õlu on külm, võikud olid väga head, nii et ma ei näe mingit vahet. Et mõnus tegelikult, ma ütlen, ma pean veel kordama, et väga võimas staadion on, et katus on pea kohal, et ei ole nii külm ja üldsegi mitte niiske ega märg. Ja mängijatel on ka päris hea mängida. Natuke libastumisi on, aga kohe näha, et on väga hea kvaliteetne mängida siin staadionil. Nii et poolel lähme siis eestlaste juurde. No vaata, kui lahe, ma ütlen, nagu kõik on sõbrad. Lõpuks tehakse siin fännisärkidega pilte, poolakad, eestlased, isegi soomlased on meil siin kaasa elamas, nii et väga vahva. Ma ütlen, sa pead lihtsalt nautima seda jalgpallijuhtut. Korralik jalgpallimelu on käimas. Poland. Football is friends. Of course, friends, of course. Yes. Poland, very good. Of course, friends. Okay. Say hello to camera. It's fun. Fun. Of course. Handball fun. Handball, oh! Handball. Kielce. Playing handball. Viva Kielce. Viva Kielce. Viva Kielce. Cool necklaces. Yeah. Really cool. Kielce. Corona Kielce. Okei, Kielce. Jumala lahe, enjoy the mäng. Enjoy the game. Super. Yes, I am photographer. Yeah, you are the famous. You are the most famous guy here. Super. Teine poolega on alanud, Eesti särk ikkagi selge saadud ja nagu ma ütlesin, nüüd oleme Eesti fännisektori juures. No milline vaade siit on? Vahepeal juhtus väike õnnetus. 2-0 oleme taha jäänud, aga ei ole hullu, me naudime, nagu nägite. Poola vanamees tuli siia, ütles natuke vigas inglise keeles, aga väga hästi sai aru. Football is for friends. I'm Poland, you Estonian, we are friends. Ja pani ruska, mis niimoodi elul viga, kui isegi Poola fännid on sõbralikud. Pigem naudime siin elu edasi, saame mõned Eesti fänni ja ikket ka veel hüüda koos. Ja ega midagi muud ei olegi, Poola nurgalöök praegu ja läheme mänguga edasi. Ei, no siin on meeleolu kohe ju parem. Enne istusin seal 200 poolaka vahel. Karjusin Eestis mingi vend hakkas seal ütlema midagi. No panin edasi, mis seal nagu vahet on. Aga siin on ka mõnus, kes on juba mõnusat võtnud, kes on juba mõnusat nautinud, laulavad siin oma laule, seisavad, tähistavad, nagu üks jalgpallijuhtu peaks ka olema. Laul läks käima, tõsiasi on see, et 3-0 oleme taga, aga lahe on see, kuidas Poola fännid tegelikult tähistavad. Bill Grigson Fire läheb tööle, Desire läheb tööle, lipp kõik, sallid lehvivad, mõll käib, karjutakse väravlööja nime. Ma ütlen, seda peab nautima lihtsalt, me niikuinii tulime siia Poola nautima ja nagu kõik ütlesid, naudi seda melu, võta täiega. Värav on olemas, võtke välja! Kad ei uskunud, poolakad ei uskunud. Olemas, Poola vendi ütlenud, et me lööme värava ja tuleb 0 koha pealt ära. 5-1, vahet ei ole, värav on olemas, lipud lehvima. Me võitsime. Ma ütlen ausalt, siin Eesti sektoris on ikka palju mõnusam olla. Kuuled eesti keelt, oled nagu kodus, polegi nagu Poolast, polegi kaugel. Eesti võitle! Eesti maailmameisterlus. Jah. Aga mis mõtled? Aga mis ka mitte? Change. Yes, of course. Take care. Väike meene ka Poolast. Väike poiss tuli küsis, kas tahab vahetust. Miks mitte? Mul on tegelikult Eesti särk olemas. Aga väga lahe. Neid Eesti salle mul kodus jagub, nii et väike meene. Eesti.
ilmameister. Tähistada väravaid lüüa. Hea töö, Eesti poisid, mulle meeldis. Ma arvan, et nüüd pole kaotada mitte midagi. Lähme linna peale, leiame mõne ägeda baari ja naudime seda Poola melu, nii et hästi näidud Eesti. Seekord niimoodi, järgmine kord oleme maailma meistrid, nagu fännid juba laulsid. Lihtne, loogiline. Noh, selliselt see mäng lõppes 5-1 Poola kasuks. Pole hullu, nagu juba alguses mainisime, tulime siia nautima. Näete, tulin Eesti salliga mängule, lahkun Poola salliga. Lõpuks oleme kõik sõbrad. Mina soovin Poolale edu. Nad mängivad nüüd kas Walesi või Soomega. Ma pole ise netist uurinud, kes võitis. Nii et igatepidi nendel on veel väike tükike minna, et EM-ile jõuda. Aga et see Poola seiklus ikkagi õigelt lõpetada, siis me ikkagi teame, et siin jalkafännid juba rääkisid pubidest, baaridest. Poolakad lähevad eest, nii et lähme otsime kohe baarikese. Naudime seda Poola õhtut, natuke veel sajab. Aga võtame sellest maksimumi, sest mina ütlen ausalt, see oli minu esimene võõrsil mäng, kus ma Eestit käisin vaatamas, nii et elamus seegi, naudime. Vahet ei ole, mis tiim võitis või kaotas, lõpuks lähevad koju kõik ühtepidi, kõnnime rahulikult tänaval. Aga mõnus on kuulata küll siin ikka, poola keelt ka ja kõige parem sõna, mida ma kuulen, on ikka kurva. Ega muud ei ole ju, poober. Koju. Noh, homme koolipäev poisil, aga vanemad teid mängule. No miks mitte? Kui sai 5-1 võidu kätte, siis tähistagu aga. Ja kui enne tulime siis seda sama silda pidi mängule, siis olid tegelikult ainult ääred lahti ehk jalakäeteed. Aga tore näha, kui hea korraldus tegelikult. Terve sild on kinni pandud siin tunnikeseks ja inimesed saavad lihtsalt kesklinna poole minna. Nii et tegelikult väga ilus vaade Varssavi kesklinna siit samast ja kõnnid lihtsalt autoteel. Kõik saavad kiired koju, nii et väga hästi korraldatud. Mäng oli täitsa tore, emotsiooni sai kätte. Ma arvan, et paarid juba ootavad meid, nii et lähme naudime. Ja olemegi jõudnud kesklinna, siin baare väga palju, igal pool hüppa kuhu sisse tahad. Tead, staadionil sai juba piisavalt õlut joodud. Ma arvan, et see õlu, mis siit võtta, see oleks liiga mõru, aga sellist baare tegelikult väga ägedalt. Vodka i piiva ehk siis viin ja õlu. 2 euroga saab umbes vaadist õlu, pits samamoodi, aga ma arvan, et see maitseks liiga mõrudalt. Mäng oli tegelikult väga vahva. Sai melu kätte, sai seal söödud, joodud, eestlastega möllu pandud, aga ma arvan, et me puhkan välja ja homme avastame juba ilusama ilmaga seda ilusat Varssavi linna, nii et näeme hommik. Tere hommikust, kallid vaatajad, oleme Vaaleki Varssavi kohvikus. Võib-olla kõigepealt imestate, mis juustagi juhtus, blondid. Mul on siin pelmeenid ees, aga juustagi niimoodi, et Eesti kaotas ja ma lubasin blondiks värvida. Meil on midagi veel vahvamat ja mõnusamat siin ees. Piroogid ehk siis Poola pelmeenid ja need on tõesti suured ja täidetud siis rohke lihaga või muu täidisega. Minu ees on lihaga täidetud, kõrval on meil seene, kapsa ja peekoniga täidetud ja Ope võttis endale pardi ja aprikoosiga täidetud. Nii et jällegi, kes mind süüdistab, et operaator süüa ei saa, siis täna saame kõhud ilusti täis. Samuti kõrval on kompott ja 8 siis pelmeeni maksis umbes 4 eurot. Nii et üllatas tegelikult nende suurus, et ma mõtlesin alguses, et 5 jääb väheseks, aga nüüd kui lauda toodi, siis on tõesti suured. Ja mis minul viga? Ma näen, et siin on hapukoort ka täiesti tavaline. Võtame kohe suure ampsu, keedetud pelmeenid siis. Sa tunned, et siin on nagu seda liha korralikult, siin on näha ka, et ta ei jää nagu kuivaks. Järgmisega, see on siis kapsas ja peekon. Kohe hulga parem. See lihapelmeen on selline, mida saad Eestis ka kindlasti, aga kapsas, peekon ja seened. See on mõnus, see on nagu selline maitseelamus juba. See natuke meenutab tõesti nagu teedki taigna sisse väikse nagu pitsa endale valmis. Nii et väga mõnus Poola hommik siin tegelikult tervitab. Väljas on küll natuke hall ilm, aga sellegi poolest avastame Poolat, sööme kõhu täis ja naudime, mida Varssav meile kõike pakkuda saab. Nii, hommikuseks söödud. No peab ütlema, et me võib-olla tellisime natuke isegi üle, kõht on väga täis, väga mõnusad pelmeenid, nii et Varssavas siin seda Vaaleki söögikohta soovitan soojalt. Nüüd teemegi mõned sammud, liigume järjest Varssavi juurde ja kiidan, et peab veel mainima, et siin oli tegelikult 13–14 erineva täidisega võimalikku tellida, et me tellisime 3 erinat. Et siin pelmeenisõpradel kindlasti soovitan tulla, küll saad parti, küll saad aprikoosi, küll saad seeni, küll saad kapsas, kõik saab sisse panna, nii et näidatakse, kuidas Poola rahvustoitu tehakse. Liigume. Ja minu selja taha jääb Varssavi kultuuripalee, alustati ehitamist aastal 1952 ja lõpetati 1955. Stalin andis käsu, et ehitage selline uhke hoone siia.
kõrguseks on 237 meetrit, meie lähme kuskil 30. korrusele, mis on siis umbes 100 meetri kõrgusel, saame Varssavi linna vaadet nautida. Huvitav on see, et me tulime sellisel hetkel, kus tegelikult siin kõrval on ehitus toimumas, siin on ka selline ilus plats tegelikult, kus tavaliselt suviti on näha rahvast ja just järjekorrad isegi selle sama vaateplatvormini. Praegu siin sees on galeriid, kunstinäitused, isegi teater ja huvitav fakt on see, et siin sees on ka bassein. Meie päris basseini ei lähe, aga kindlasti saame väga ilusa vaate Varssavi linnale. Et selle kultuuripalee juures on selline tuba, kus on voodi, tool ja televiisor, ehk see mingi näitus või mingi mõttega asi ole. Mulle meenutab selline asi, et kunagi Tartus oli selline tudengituba, kus tehti ka, et milline see tavaline tudeng siis on ja umbes samasugune voodi, televiisor, laud. Mis ma siit välja loen? See ongi nagu performance siis, arvatavasti mingi kunstitudeng tegi. Ma täitsa magaksin tegelikult. Ma ei tea, kui palju privaatsust siit saaks, aga täitsa huvitav asi, et isegi radikas on siin, et mul on tunne, et siin saab täitsa elama minna. Aga lähme meie ilusat vaadet nautima. Ja olemegi jõudnud vaate platvormi juurde, sissepääs maksis 25 slotti ehk siis umbes 6 eurot. Aga tegelikult väga mugav vaade, et sa siin 360 saad ümber Varssavi linna vaadata. Ja ma arvan, et selle võlu on just selles, et see on kesklinnas, et ta pole kuskil kaugel see vaatetorn. Et esimene emotsioon Varssavist on tegelikult natuke isegi selline, et natuke meenutab Tallinnat. Mõned kõrgetooned, taga on kortermajad ja nagu täitsa kodune tunne on, kui väljas kõnnid, et inimesi on täpselt parajalt. Aga tegelikult vaade on korralik, siin üleval on ka kohvik ja siin on näitus avatud, kus on siis kuulsamad Poola spordimehed, maadlejad, tõstjad. Aga naudimegi siin natuke vaadet ja mõnus värske õhk käib läbi, tuul puhub. Kui Varssavisse satute, siis ma täitsa soovitan tulla, et see on tõesti siin väga lihtne jalutuskäigu kaugusel. Ja nagu ma ütlesin enne, et igast aknast näed erinevas suunas, et siin on ilusamad näiteks vanad kirikud, teisel pool ongi need vanemad kortermajad, siis ühelt poolt näeme seda võimast staadionit, kus eile käisime ja silt, kust üle kõndisime, et täna on autoliiklus seal täiesti taastatud. Eile kümnete tuhandete inimestega kõndisime kesklinna poole. Kortermajade vaade, selline vanem, aga kui tahad veidi modernsemat vaadet, siis lähed siit natuke edasi, juba esimene pilvelõhkuja tervitab, M-Bank, seal kuskil oli isegi McDonaldsi sümbol üleval pilvelõhkuja peal, et siis tõesti saad terve Varssavi siit ära vaadatud. Et millele ma veidi paralleeli tõmbaks on, kui me olime Pariisis, oli Triumfi kaar. Seal oli tegelikult väga mõnus vaade, nagu sa nägid kõike tänavaid, et siin mõnes mõttes saad samasuguse elamuse kätte, võren ees, inimestel ikka meeldib panna enda lukke siia, ega ma ei tea, aga suht tihti on niimoodi, et sildade juures korjatakse ära need tegelikult, sest ju ega see pole arvestatud sellega, et see luku raskus siia tuleb, aga siin on näha, et on täitsa olemas. Ja ma märkasin huvitaval kombel, et siin oli nagu sent oli enne räästa külje all, et ma ei tea, siin ei olnud, aga kuskil oli nagu sente visatud. Et ma ei tea, seal oli ju reegel kirjas, et ära midagi alla viska, aga seal oli kuidagi terve katusäär Poola sloti sente siis täis. Kultuuripalees on vaadet nauditud küll, nüüd me lähme edasi sõjamuuseumisse, selleks kasutame Varssavis metrood. Tegelikult mulle väga meeldivad, kui suurlinnas on metrood olemas. Kõige lihtsam viis saada punktist A punkti B väga kiiresti. Me oleme siin natuke bussiga sõitnud, aga nüüd lähme katsetame metrooga ära. Proovime siis aru saada ja hakkama saada. Õnneks jälle inglise keel olemas, ei tohiks väga raskus valmistada. If you want to buy a paper ticket, täpselt nii, Citykaart meil pole. 20 minutiga me vist sõidame kohale küll sinna. Vaatame korra, palju 75 on. Zone 1, adult, paneme 2, Opele ka pilet ilusti. 4,40 euro midagi, nii et võtame julgelt selle, sest siis on nagu kindel laks. Ja nii lihtne oligi euro 10, 75 minutit, Zone 1, lähme otsime õige rongimetroost ja liigume sõjamuuseumisse. Suunal lähevad nüüd rongid. Mingi mees paneb siin täitsa hullu muidugi. Veidi nagu New Yorki meenutab tänu sellele ühele mehele. Võib-olla räpib, võib-olla räägib millestki muust. Aga me võtame siis ka M2 ja ootame ära. Enjoying. Mees tähistab eilset võitu. Mees tähistab eilset Poola jalgpallivõitu. No las tähistab. Jäi lennukist maha ja nüüd on Varssavis kinni mõned tunnid. Mina on üldse esimest korda Poolas, nagu ma varem lennujaamas käinud, aga Varssav linnas pole käinud. Ja ma tegelikult ise alguses ei teadnudki, et metroo on. Et tundus ikkagi selline võib-olla väiksem linn. Aga ma ütlen, kui suurlinnas on metroo olemas, on nii mõnus. Väga puhas on. Ja tavaliselt ma olen harjunud ikkagi, et Itaalias või kuskil ikka 4, 5, 6 korrust tuled alla julgelt. Siin oli praegu põhimõtteliselt 2 korruselist majast, tulid trepikost alla ja juba oledki kohal. Nii et 6 minutiga tuleb juba uus tramm, liiklus on kiire, efektiivne, saame sõjamuuseumisse minna. Väga mugav oli tegelikult, ma tulin kohe ekraani juurde ja inglise keeles ütles next station, ehk siis järgmine peatus. Ma vaiknesin, ma olen ainuke inimene, kes siin räägib, et hästi natukene meenutab sellest Jaapani kultuuri, et võib-olla kui sõbraga oled seal taga, mõned inimesed räägivad oma vahel, aga muidu on vaikne, no ülikiirelt saab kohale, siin kilomeetrid lähevad minutitega, et 3 minuti pärast oleme ju ka sõjamuuseumi juures peaaegu.
ja väga lihtne loogiline tegelikult, 2 liini, M1, M2, üks ühele poole, teine teisele poole, et isegi turistile midagi rasket ei tohiks olla. Ja kõige parem abimees nagu ikka, siin on tegelikult Google Maps, et sellega alati soovitan reisile ringi liikuda, saad aru, kunas mis tuleb ja kuhu vaja minna. Ka keegi luges raamatut isegi, aga paljud olid telefonis, ma ütleks, et igal pool umbes samasugune kultuur, nii et lähme vaatame, kas me üldse sõjamuuseumisse sisse saame, lähme avastama. Ja olemegi jõudnud sõjamuuseumi juurde, et see on selline korralik ikkagi kogus arsenali. Siin on tangid, suurtükid, hävitajad ja mis selle eriliseks teeb, on see, et sa saad väljas ringi jalutada, rahulikult ringi vaadata ja kui ma ei eksi, siis me nägime, et siin on piletiautomaat, et ei peagi inimesega rääkima, täidad sealt ära, ostad pileti ja avastad siin tunnike 2. Nii et lähen vaatame, mis Poola sõjamuuseumis avastada on. Ja väga lihtne, siin oli see automaat, mida väljast ei näha, ühtegi inimest ei olnud. Printsid pileti välja, valisid kuupäeva, mitu inimest soovid ja 3 eurot nägu, nii et täitsa okei. Ja juba ongi näha, et paar sammu edasi, esimesed tangid, esimesed masinad ja saabki järjest tiiru peale panna. No korralikult ajaluuvilistele, sõjahuvilistele on siin korralikult kraami. Muidugi kahju on see, et siin on ainult poola keeles. Tundub mingi ründelennuk, neid on kindlasti veel ja veel. TS8 Pies, korralik vanaraua kraam ikkagi, siit saaks täitsa korraliku raha tegelikult või võiks Eestil ühe tangi ära annetada, putitame üles. Mis siin on? Siin on vist juba ingliskeeles teksti ka, ei eksi. Aga ikka korralikud, kahurid. Mulle meeldib see, et mis vahepeal mind muuseumit säirib, inimeste rohkus või siis mingi kiit tuleb sundjan peale, bla. Ma tulen siia värske õhu kätte, lihtsalt kõnnid nagu enda aias ringi vaatad, selle tangiga sõitsin siin, see on siin, see on hea väikese kahuriga, tuld saad siit panna. No see lausa sihib meid ju. See on päris huvitav koht, nagu täiesti koduaias tehtud. Kaugel on isegi laste mänguväljak, mingi korterhoone, aga kõnnida. Mulle rohkem meeldivad lennukid, et see on äge näha mingi propeller lennukit veel. Päris sür tegelikult siin selja taga 70 aastat vanad tangid, veel vanem sõjatehnika. Aga näe, minu jaoks uus automaat siia toodud. 4 slotti on vesi, võtame ühe vee. Ehk siis 1 euro ainult, 45. See masin võib siin kõige uuem olla selles muuseumis, aga minu kaarti ta ei taha. Nii et ilma veeta ma jään, aga pole hullu, eks kui inimene ringi, vaatame edasi. Ma vaatasin, et taga tulid veel lennukid ja seal on võib-olla isegi mõned käsitulirelvad ja igasugused muud sõjatehnikaga seotud asjad, nii et vaatame ringi enne. Ilm ka veel peab vast jäkka sadama, et siin on tegelikult näha, et on mõned vanemad isegi ära kaetud presendi ja kilega, nii et kõike päris polegi näha siin. Ma arvan, et siin on üks ägedamaid leid isegi minu jaoks. Siin on näha Poola kosmonauti ja selline kapsel on siis, millega on käidud avakosmoses. No ma peaks ütlema, et see on mingi 4-5 korda väiksem kapsel hotellist, et ma ei kujuta ette, kuidas sa siia ära mahud, aga siin on näha, et ikkagi kõik nupud, kangid on olemas ja kui tuled sõjaväemuuseumis, siis ma sellist asja oskan oodata, et isegi kosmoseajalugu on siin, aga nagu näha, on tähtis mees siin kohalikud ka juba käisid, tiirutasid, et väga äge tegelikult ajalooline kapsel siin sõjaväemuuseumis. Tegelikult ju relvad ja masinad muutuvad, et siin on raketiheitjad ja siin on näiteks 75 mm kahur, et minu arust on väga naljakas kontrast. Siin on üks suuremaid kahureid üldse ja siis kõrval on üks kõige väiksemaid. Aga mida kaugemale lähed, seda ägedamaks läheb, et seal taga näen juba propellerlennukid ja sellised kõvad raketiheitjad, et tõesti sõjaväehuvilistele, ajalhuvilistele tegelikult perfektne koht. See on tõesti üks võimsam kahurid üldse, mis siin näha on. Ja väga äge märk on veel siin, et US Army, et täitsa USA poolt siin antud arvatavasti mingil hetkel ja nüüd on leidnud koha sõjaväemuuseumis. Selle propeller lennuki juurde, mida kaugelt märkasin ja siin on esimene ingliskeelne tekst. Do not touch movable elements. Ehk siis lollidele turistidele on öelda, et ära jumala eest tiivikut käima lükka. Aga näe, vähemalt on midagi inglise keelde tõlgitud. Tegelikult kaugelt nägi veits väiksem välja, aga lähedal tuled, see on ikka päris massiivne. Et mis mulle kohe meenub, on need, kui on sellised suured propellerlennukid ja üle on sellised tiivad, siis on igasuguseid ekstreemstante tehtud, et küll on siin tänapäeval ja kunagi, aga kunagi on isegi seal tennisematši mängitud selliste tiivikute peal. Red Bulli mehed teevad sellist hulle stante just sellistest lennukitest. Ma ei teagi, selle ees on mingi putka, kus talle saa näitad piletit või? Pole nagu alustanudki millegagi, täitsa huvitav koht. No kõnni lihtsalt sisse ja uurid. No see putkas oli tegelikult lihtsalt üks manneken, ma mõtlesin, et tuleks piletit kontrollima, aga vaatepilt läheb aina võimsamaks, täitsa huvitav. No siin on juba korralikult rakette ja igasugused ja lõpuks, mida enne mitu korda mainisin, hävitajad on ka siin. Nii et see arsenal on ikka siin väga tugev, et kõik on nagu ühte kohta kokku koondatud, et see on nagu lahe, et avastamisväärt. Et siin putkas on ka tegelikult piirivalul arvatavasti gaasimask, Poola müts, vana telefon, isegi sellega sai Eesti kaitses sarnaselt sidetrille tehtud, käekell, märkmiku paber pastakaga ja selline vana veehoidja siis. Ja muidugi Rootsi lamp,
tunnen ära vist. Veidi võib-olla Poola versioon, aga täpselt samasugune. Poola lamp, täpselt. Aga väga äge siin. Ma ilmusin ära, et siin hakatakse piletit kontrollima. Aga näe, seal juba mingi vanamees ka uurib hävitajaid, nii et lähen vaatame küle. No oleme nagu juba sõjaväe lennuväljal, et hävitajaid on tõesti siin 20-25 tükki. Äge platvorm kehitatud, näed seda Miigi hävitajat veidi lähedamalt. Aga jällegi täiesti kitsas tegelikult. Kontrollimiskang on tal siin ees jalgade vahel. Siin on natukene ruumi, kaaspiloodil ka natukene ruumi. Aga mulle meeldib, et on nagu tehtud selline väike platvorm, kus sa saad tõesti lähemalt uurima tulla. Aga see on nagu täiesti, ma ei tea, mõnel ei ole sellist väga ollagi, nendel on siin rahulikult muuseumis selline, no muidugi vanaraud, aga väga suur tükik ajalugu ikkagi. No eks need Miigi hävitajad ole, Poolal on juba ammu palju parem tehnika, aga päris elus näevad ikka need raketid väga suured välja. Kokkuvõttes see muuseum, et siin tehnikat jagub, me nägime tanke hävitajaid, aga kui nüüd siia tahapool tuled, siis on minu arust täitsa jaburaid masinaid näeb, et sellised radari satelliidid, et ei saa aru, et kas see on nagu naljaga tehtud või päriselt, aga kaugemal on ka suurtükid ja siin on jällegi raketiheitjad, veel hävitajaid, et tegelikult selline väga äge vabaõhumuuseum, kus on avastamist palju. Ma ei tea, rammumehed tõstaksid selle nagu õla peale ja viiksid ära lihtsalt. Tiivik on muidugi päris lai ja suur ikka. Aga siin on täitsa huvitav selline asi joonistatud, et nagu mesilane koos tiivikutega, et ju siis oli arvatavasti nende kutsung või mingi sümbol. No sõjaväemuuseumis on kõnnitud küll nii, et kui juba Varssavis kohal oleme Poolas, siis lähme teeme ühe õllega. Oleme jõudnud keskväljakule, taamal on väga ilus vanalinn, aga tegelikult huvitav on see, et väga palju tegevusi toimub siin. Et praegu mul siin taga sõidab üks mees ühe rattalise peal, räägib samal ajal publikuga, seal kõrval on üles pandud mingi toru, kus inimesed saavad siis hoida ja 100 sekundit võidad 100 slotti. Üsna ausalt öeldes turistidest on veidi kopp ees, nagu näha, neid on siin päris palju igal pool. Pigem lähme istume kuhugi kohalikku baari, võtame selle õlle ja võtame Poola reisi kokku, sest tegelikult on siin väga tore, aga nagu näha, siis hakkas sadama ka, nii et suurepärane aeg kuhugi baari maha istuda. Siin on jälle huvitav asi tegelikult New Yorgis Times Square'il nägime sellist asja, aga nagu näha on Varssavissegi jõudnud. Et seal saad endast mingi video teha, siis ma ei tea, kas ta on mingi siin TikToki formaat või mingi teine sotsiaalmeedia platvorm. Igatahes lähed sinna peale ja siis see ring filmib sind 360 üles, et see on tegelikult täitsa levinud sotsiaalmeedias. Nagu näha on Varssavisse jõudnud, nii et ka vist toimiv ärimudel. Ja leidsimegi suurepärase koha siin Raekoja platsil, vihma sajab, aga ega ma ära ei sula. Naudime pigem seda õlut. Peab mainima, et me oleme Raekoja platsil ja see maksis 4,40, nii et Raekoja platsi kohta täitsa normaalne hind. Sama õlu, mis tegelikult staadionil Tuskie vaadist. Maitseb mõnusalt, aga siinkohal pääsku ütlema, et esiteks suured tänud Coolbetile, kes meid Eesti Poola jalkamängule lennutasid. Väga lahe elamus oli seal, melu oli korralikult, vahet pole, et Eesti koondis kaotas. Võib-olla olemegi praegu seal põhjas kinni ja sealt on ainult üles mäge võimalik minna. Me näitasime küll teile ainult tükikest Varssavit, tükikest Poolat, aga sellegipoolest olime siin väga lõbus. Kindlasti, kes siia satub, siin on veel palju avastada ja teha. Nagu näete, ilm on täiesti käest läinud, meil läheb varahommikul lennuk, nii et naudime seda õlut siin ja naudime veel, mida see Varssav pakub. Mis minu esimesed emotsioonid Varssavis tegelikult on see, et natuke inimesed meenutavad ikkagi eestlasi. Sellised rahulikud, ajavad oma asja, bussis istuvad vaikselt, mõtlevad oma elu üle, keegi väga ei tule segama siin. Muidugi noored panid jällegi pärast jalkamängu pidu, eks siin olegi, nädalavahetusel panid ikka inimesed pidu, aga muidu meenutab sellist eestlast natuke. Ja kui me olime ikkagi enda ööbimiskohas, siis ümberringi vaatasid, tulid välja, vist olengi Tallinnas, ega väga vahet ei ole. Aga sellegipoolest näidime õlut ja ma ütlen niimoodi, et näeme juba järgmises videos, olge mõnusad. Tead, mis on võlu selle vihmaga joomise juures või? Võtad iga kord lonksu ja vaatad tagasi ja sama palju on. Ma saab juurde lihtsalt. Lahjendab veega. Mõnda.